tere jälle. Selle koha ma pean ilmselt nüüd välja lõikama. Mis see point mul siis oli? Surmad. Mida surmad meile näitavad? Surm juhib tähelepanu elule. Surmad panevad meid mõtlema rohkem elu peale. Või noh, see peaks niimoodi käima. Kui miski sureb, siis saab miski alguse. Loodus toimib samamoodi. Talvel minnakse magama, surrakse ja kevadel ärgatakse taas ellu. Tegelikult inimestega käib see põhimõtteliselt samamoodi. Surm peaks meid rohkem tähele panema elu. Rohkem nagu keskenduma elule. Hindama elu, austama elu. Nägema elu. Ja põhimõtteliselt sama palju, nagu me peaksime tähele panema elu enda ümber. Peaksime tähele panema elu enda sees. Elu, seda elu, mida me loome. Seda elu, mida me elame. Mida me edasi anname. Seda, mis on meis endas sees, elurõõm. Rõõm elu üle. Rõõm lihtsalt selle üle, et sa elad. Et sa hingad, et sa eksisteerid. Me loome iseenda elu. Ma võiksid hakata muinasjutte rääkima, aga ma natukene tahaks tegelikult enne rääkida sellest, et mis see aasta toimub. See aasta, 2022. Umbes peaaegu pool aastat enne seda aastavahetust, mis nüüd oli, on ju. Siis mul hakkas sisetunne karjuma, et midagi väga suurt toimub. Ma mõnele üksikule inimesele rääkisin sellest tundest, mis mu sees on. Et hästi palju muutusi. Meeletult palju muutusi. Aga mitte heas mõttes. Need muutused tulevad läbi raskuste. Need muutused tulevad läbi pisarate, läbi valu. Ja üks ühendav sõna sellel kõigel ongi surm. See aasta sureb meeletult palju inimesi. Meeletult palju inimesi. Ma siiralt arvasin, et mu sisetunne valetab. Ma mõtlesin, et see surm on metafoor. Et see tähendab midagi muud, sest transformatsioon on ka omamoodi surm. Millegi surm, et miski saaks alata. Aga kui hakkasid välja tulema esimesed uudised inimestest, kes on surnud nagu jala pealt. Keegi ei ootanud, ta ei olnud üldse haige. See suri, uudis otsa muudkui, aga jälle see noor inimene suri, jälle see kuulsus suri, näitleja suri, laulja suri. Siis ma hakkasin mõtlema, et mul hakkas hirm. Sest ma sain aru, et mu sisetunne mõtleski konkreetselt surma. Siis algas sõda. Ma mõtlesin, et ma nägin seda. Aga isegi mitte see ei ole see enam. Ja mis see point on?
kui sureb üks inimene, tegelikult nagu surm kui selline, no what's the big deal on ju, mis see nii suurt on selles mõttes, et iga päev sureb inimesi, iga päev jääb keegi auto alla, iga päev keegi sureb mingisse haigusesse ära, on ju. Iga päev keegi sureb kuskil. Aga need väiksed surmad ei tähenda ju mitte midagi, nendest ei räägita. Üks inimene kuskil sureb, noh. Nii. Pere leinab, lähedased leinavad, sõbrad tuttavad. Aga sellest ei räägita laiemalt, on ju. See ainult sinna väiksesse ringi jääbki. Ühe inimese surm. Tähendab midagi ainult perele. Kui sureb rohkem inimesi, räägitakse sellest rohkem. Kui surevad inimesed, kes on tuntud, siis sellest räägitakse veel rohkem. Kui sureb palju inimesi, reaalselt palju inimesi, nii tuntuid kui tundmatuid, nagu rohkem, vähem tuntud, siis sellest räägitakse väga palju. Aga miks on sellest vaja rääkida? Mida see meile näitama peaks? Miks nendest surmadest räägitakse? Miks need inimesed surema peavad? See on selleks, et juhtida tähelepanu elule. Kuhu me jõudnud oleme? Kuhu see maailm jõudnud on? Kuhu sina jõudnud oled? Mõtlesin mina veel selle peale, et kui kellegi surm resoneerub sinuga, kui ta ütleb sulle midagi, kui sa tunned midagi, äkki see reaktsioon peaks sind panema mõtlema, et ise midagi teistmoodi teha. Sa reageeri niisama. Päriselt ka, sa reageeri niisama. Sa reageerid ainult asjadele, mis tähendavad sinu jaoks midagi. Põhiline jutt, mis käib nende surmade ümber, on see, et tegelikult ta elas sellist elu. Tegelikult ta tegi seda liiga palju või ta tegi seda liiga vähe või ta elustiil oli juba selline või ta töötas liiga palju või ta elas ebatervislikku elu, ütleme nii siis. Miks see puudutab sind? Miks sa reageerid? Äkki sa reageerid sellepärast, et oma elu ümber hinnata. Äkki sa reageerid sellepärast, et oma elu juures midagi muuta. Kapitaalselt muuta, võib-olla, on ju. Kui palju sa tööle keskendud? Äkki sa töötad ka üle? Ma arvan, et meil on viimane aeg lõpetada ära see mõtlemine, et need surmad on kuskil seal kaugel. Need ei puuduta meid. Kuskil keegi suri. Nii, mis siis, see oli kuskil seal. See ei puuduta meid. See oli nagu filmis, see oli kellegi teise elu. See oligi kuskil kaugel, eemal. See ei puuduta meid. Aga mille poolest su elustiil erineb sellest, kes suri oma elustiili kätte, näiteks? Tapad ennast täpselt samamoodi ju. Miks sa arvad, et sul lihtsamalt läheb? Kus sa võtad, et sul läheb lihtsamalt? Sa töötad üle. Keegi kuskil sureb selle kätte, et ta töötab üle. Sa kuulid sellest, sa reageerid selle peale. Mida sa muudad? Kas sa midagi muudad? Sa tunned jubedalt kaasa, keegi töötas ennast surnuks põhimõtteliselt või elas ebatervislikult või midagi taolist ja siis on ka kahju. Nii kahju. Ja nüüd tuleb see 3 punkti, kus ma olen jumala kindel, et enam-vähem igaüks meist mõtleb. Oleks ma tema asemel, ma oleks teinud teistmoodi. Ma oleks märkanud. Millal sa märkad? Sest teatud sammust tegelikult vaata tõele näkku. Sul ei ole võimalik enam midagi teistmoodi teha, siis sa oled juba käe andnud. Siis ongi juba kõik. Kaua veel? Kaua sa ootad? Palju peab inimesi veel surema, et sina hakkaks elu hindama? Mitu inimest peaks veel surema,
et sa õpiks elu austama. Seda elu, mis sulle antud on. See on kingitus ja issand jumal, hoia seda. Sest kui sa ei ole seda ära teeninud, siis see võetakse sult ära lihtsalt. Sa jääd ilma sellest. Tean, et see jutt ei meeldi. Umbes nagu, võib-olla võib isegi öelda, et enamus juttudest, mida ma räägin. Aga no nii on. Kujuta ette. Sul on antud elu. Sul on antud võimalus eksisteerida. Vaata enda ümber ringi. See kõik ei ole iseenesest mõista. See kõik, mis sinu ümbrus on, see sinu keskkond, kus sa elad. Kõik need inimesed, need puudutavad otseselt sind. Otseselt. Surmad näitavad meile, kuidas elu elada. Ma küsin jälle, mitu inimest peab surema? Veel. Et sa õpiks oma elu hindama, hoidma, armastama. Mitu surma selleks veel vaja on? Kujuta ette, et sa tegelikult... See on nagu ahelreaktsioon. Saad aru? Sina oled selle ahele üks osa. Sina oled see, kes muudab... Kui tahad maailma muuta, alusta iseendast. Tead seda lauset, on ju? Muuda iseennast. Täna nüüd kohe. Muuda enda ellu suhtumist. Mitu inimest peab veel surema oma elustiili kätte, et sa näeks, et sa teed midagi valesti. Kas sinu lapsed peavad kannatama leina, sellepärast, et sina töötasid surnuks ennast või? Või et sa, ma ei tea, jõid liiga palju, suitsetasid liiga palju. No mingid siuksed asjad, on ju. Kujuta ette, kõik asjad on seotud oma vahel. See on energia. See, mis on sinu seest, see, mis tuleb sinu seest, seda sa annad välja. Kujuta ette, kui sa annad välja ainult viha kogu aeg. See kõik on kogunenud sinu sisse. Ja sa pritsid seda välja kogu aeg. Üks küsimus veel siia otsa, et palun ütle, millal sa aru saad, et ropsu ei tee sind ägedaks. Reaalselt ei tee, päriselt. See on haige. See näitab, kui madal sa oled tegelikult. Intelligentselt valitud väljendid. Need teevad sind ägedaks. Sest nende roppustega, mis sa suust välja pritsid, sa lihtsalt mürgitad õhku enda ümber. Seda hingavad teised inimesed. Kujutad ette või? Kõik sinu ümber sõltub sinust. Sinu käitumisest, sinu suhtumisest, tujust. Ja nüüd me jõuame selle ahelani, millest ma siin natukene aega tagasi just hakkasin rääkima, aga siis muud asjad sõitsid sisse. Kett on täpselt nii tugev, kui on tema nõrgim lüli, eks ole? Ma leian, et praegult on just see õige hetk olla uhkusega, see nõrgim lüli, et katkestada see kett ära. Luua uus maailm enda ümber, sest maailma lood sina. Ainult sina. Sa lood maailma iseendale, sa lood maailma oma lastele, oma tuttavatele. Sa lood maailma loodusele. Sina lood maailma. Katkesta ära see viha, energia, kett. Ole see nõrgim lüli. Mõtle ümber, otsusta ümber, tee teistmoodi. Sest me oleme kõik ühenduses. Keti ahelad, eks ole. Niimoodi. Sa oled täna vihane. Ja sa lähed elad selle viha lihtsalt kellegi teise peal välja. Ja kujuta ette. See, kelle peal sina elasid tema viha välja. Ta elab selle viha, mida sina temast tekitasid välja kellegi teise peal.
ja see keegi teine läheb ja elab selle omakorda kellegi teise peal. See on ahel, on tekkinud juba ahel. Juba on tekkinud ahel, saad aru? Sina tekitasid selle ahela. Sina olid see lüli, kellest hakkas see ahel edasi minema. Tänu sellele ahelale keegi teeb kuskil suitsu, võib-olla isegi sa ise. See on vihane suits. Ja vihaga see koni lendab põõsasse. Ja siis läheb lind, näiteks. Võtab selle koni üles, sest seal on ju siin äge vatt on sees, seal see filtri osa on ju. Ja ta voodardab sellega oma pesa. Oma poegadele. Saad aru? Ja ta tapab oma poegasid niimoodi sinu suitsukoniga, mille sina vihaselt õues tegid ja saatsid põõsasse. Võib-olla need pojad ei kasvagi suureks kunagi. Lihtsalt sellepärast, et see nikotiinist ja vihast, mürkidest, asjadest läbi imbunud asi, see materjal, lihtsalt tapab need pojad ära. Kujuta ette, sa oled juba tapnud kellegi. Mis tunne see on? Surm, jällegi. Sina oled põhjustanud kellegi surma. Karm reaalsus. Või siis tuleb selle koni, leiab mingi linnukene, kes on natukene suurem, neelab alla, lämbub surnuks. Põhimõte on sama, sa oled juba tapnud kellegi. See on see must stsenaarium, on ju. Ja nüüd kujuta ette teist varianti. Sinu viha. On ju. Pool päeva läheb mööda juba. Midagi head juhtus, ma ei tea, lugesin mingit head anekdooti või mis iganes, sõid jäätist vahepeal, tuju läks heaks. Sa lähed kuskile esindusse. Ja sa saad osaliseks maailma kõige hullemale teenindusele üldse. Sellepärast, et teenindaja on täiega pissed off. Täiega pissed off. Mis iganes ta päeva jooksul juhtus, see rikkus ta tuju kapitaalselt ära. Ja ta nüüd rikub sinu tuju sellega ära. Ja nüüd see keti näide jälle. Kujutad see pilti, sina alustasid ehk suure võimalusega. Sina alustasid seda ahelat. Hommikul. Valades oma viha välja kellegi teise peale. Ja see ahel läks edasi. Kuni jõudis selle teenindajani, kes valas sinu oma viha tagasi sinu peale. Ring sai täis. Me kõik põhjustame kellegi viha. Ja me kõik saame selle tagasi. Suurema või väiksema ringiga me saame kõik selle tagasi. Katkesta ära see ahel. Ole see nõrgim lüli. Ole uhkusega see nõrgim lüli. Ära tapa. Hoia ja austa. See on elu. Võib-olla see sinu välja pritsitud viha hoog elatakse kuskil veel karmimalt välja. Ja kellegile tekitabki see päriselt terviserikke. Ja ta päriselt sureb ära. Siis sa oled tapnud inimese. Tegelikult sa ju mitte kunagi ei tea, kuhu sinu vihahoog välja jõuab. Milleks sellega üldse mängida siis? Aga millest tekib viha? Ei tule lampi. Ei tule lampi. Esiteks mitte keegi ei aja sind vihale, sina ise vihastad. On ju? See viha sai alguse kuskist stressist. Aga mis on meie kõige suurem stress praegult? Meie elukeskkond, meie elukvaliteet. Mitu inimest peab surema elukvaliteedi kätte, et sina hindaks midagi ümber enda elukvaliteedis. Tööle keskendumine
ei tee sind tegelikult õnnelikuks. Päriselt ka ei tee. Vaata tõele näkku. Sa elad selleks, et teenida raha. Mida sa teed selle rahaga? Kuhu sa paned selle raha? Ostad asju või? Mis nendel asjadel väärtust on siis, kui sa ära sured? Jätad kellegile? Et sa saaksid surivoodil öelda, et oi näe, mul on hunnika asju. Aga hingel ja vaimul ei ole mitte midagi. Materialism ei rahulda neid. Kujuta ette. Sa sured ära, on ju? Sinust saab lugu. Sinu elatud elust saab lugu. Sellest saab muinasjutt. Kirjuta omale lugu, mida on ilus rääkida. Sina lood enda elu. Loo endale lugu, mida sul on ilus rääkida. Mida su lastel oleks ilus rääkida. Millest saaks võib-olla legend, on ju? Sest miks mitte? Loo muinasjutt. Ma olen nii ägedalt siia videosse kokku pannud nagu nii palju erinevaid mõtteid, mis mul on siin viimaste päevade jooksul olnud, et see on päris huvitav. Aga kõik käib ikka endiselt ümber surma, mis on kõige nagu... Miks ma nende surmade peale üldse mõtlema hakkasin, oli... Eelmine nädal mingi moment ma nägin ühte videot, mis oli nagu kokku räägitud nagu räpistiilis. Aga see point oli pöördumine vanemate poole. Ja see algas päris julmalt, mis mulle täiega meeldis, kusjuures see oli mul esialgne mõte samamoodi pöörduda. Aga ma läksin natukene teistmoodi. Selles videos pöörduti konkreetselt niimoodi, et kallis vanem, lapsevanem. Sa ju armastad oma last, on ju? Sa sureksid tema pärast. Ja see oli päris pikk sissejuhatus, mis viis lõpuks välja sellega, et tähendab selle nii, et miks sa tapad seda maailma, kus su lapsed elavad. Miks sa tapad seda keskkonda, kus su lapsed elavad. Ja siis mul tekkis endal ka mõte, et ma tahaks ka mingi taolise video teha. Sest see sõnum oli nii võimas lihtsalt. Ta oli päris otse öeldud, see oli päris julm. Aga see oli nii võimas. Ja kuidagi pärast seda on hästi palju surmateemat tulnud. Praegu ma hakkan mõtlema, et huvitav, kas see oli ettevalmistus või? Sellepärast, et eile sain mina ka ühe uudise, mis lõi mind ka rivist välja. Ma olen inimene. See oli nii tore. Selles mõttes, et ma suhteliselt vähe on neid asju, mis mind nagu rööpast korralikult välja viivad. Aga kui ma sain oma uudise sellest surmast, siis ma olin ikka eile enamus päevast lihtsalt nutsin. Ja siis mul oli kõne coachiga, kellega ma koostööd teen. Ja rääkisin temaga ka sellest. Ja siis ta lihtsalt küsis mu käest, et see inimene, kes ära suri, et tähendas mulle päris palju, on ju. Et mille poolest ma enda elus nagu temalt siis eeskuju võtan. Kuidas ma kasutan tema elatud elu nagu eeskujuks iseendale. Kas ma muudan enda ellu suhtumises midagi, mida mina teistmoodi teen või mida ma nüüd edasi teen, vaadates tagasi tema elatud elule. Ja ainus asi, mida ma saingi öelda, siis oli see, et ma kavatsen elada. Nagu elada, päriselt elada. Sest tema tegi seda. Selles mõttes ta oli ka korralik eeskuju mulle.
ja siis mulle jõudiski kohale, et ma tegelikult seda juba ammu teadnud, aga siis jõudis nagu rohkem kohale see fakt, et surm juhibki tähelepanu elule. Keegi sureb mingil põhjusel ära ja see peaks olema nagu nagu äratus põhimõtteliselt. Äratus, et vaadata enda elus, mis seal annab teistmoodi teha. Siis kui ma sellest enda märtsa otsast kaugemale läksin, siis mul meenuski see, mida ma siin tükk aega tagasi juba tundma hakkasin ja kuidas terve see aasta juba nagu läinud on. Maikuu alles algas. Meeletult on inimesi surnud terve maailma peale. Nagu päriselt meeletult. Aga sellel ongi põhjus, sellel on põhjus, suur põhjus. Märka elu. Need surmad on kõik sellepärast, et me märkaks elu. Et me õpiks uuesti armastama elu. Sest praegu igaüks meist lihtsalt tapab ennast. Mõni teeb seda teadlikult. Absurd. Millal sa puhkad? Millal sa naudid? Kujuta ette, sa lähed hommikult tööle. Tööle, mis sulle võib-olla ei meeldigi nii väga. Töö, mis väsitab sind. See kurnab sind. Sa tiksud oma tunnid kokku, poolest päevast on juba niimoodi, et mul on kopp ees, on ju enam-vähem. Issand, kui palju ma selliseid inimesi tean. Absurdikas tegelikult. Ja siis nad jõuavad koju. Ja nad on tüdinud. Mu hea sõbranna. Iga kord, kui ma olen ta juures olnud, ta jõuab töölt koju ja põhimõtteliselt esimene asi, mis ta ütleb, kui ta uksest sisse astub. I hate my life. Wow. Siis ma iga kord mõtlen, et nagu päriselt või? See ei ole isegi mitte naljakas. Sest nagu, kui sa kogu aeg konstantselt niimoodi räägid, esiteks, mis eeskuju sa lastele niimoodi annad, on ju? Ja teiseks, sa midagi teistmoodi ei tee. Kes see käsib sul elada oma elu täpselt nii, nagu sa seda praegu teed? Kes see käsib? Kelle jaoks sa seda teed? Kes elab seda elu? Kelle elu see on? See on sinu enda elu. Need on sinu enda valikud. Sul ei ole õigust ega põhjust viriseda tegelikult ju mitte millegi pärast. Sina lood enda elu. Kui sulle midagi ei meeldi, sul on igasugune õigus seda muuta. Sul on igasugune õigus elada oma elu täpselt nii, nagu sina tahad. Nii, et sa oled õnnelik seal juures. Mitte üks inimene ei saa sulle öelda, mismoodi sa seda tegema pead. Kuidas saabki keegi teine öelda, mismoodi sina oma elu pead elama? Mitte keegi ei ela sinu elu peale sinu enda. Ainus, kes teab, mida sul päriselt vaja on, oledki sina ise ju. Mitte keegi teine ei näe sulle pähe, mitte keegi ei näe sulle südamesse. Mitte keegi ei tea, mida sa päriselt mõtled. Või mida sul vaja on, mida sa vajad. Mis sulle päriselt teha meeldib. Kes see käsib käia sul seal tööl, mis kurnab sind? Tee midagi teistmoodi. Ma saan aru, et see on raske. On jah, muidugi on raske. Oi, kui raske. Issanda püss. Kui te vaid teaks, kui raske. Selles mõttes, et ma tean väga hästi, kui raske. Ma siin ka ju mõni aeg tagasi otsustasin lihtsalt ühel momendil, et ei, mulle aitab. Mulle aitab, ma tulen töölt ära, ma ei jaksa enam. Ma olen põhimõtteliselt 24/7 tööl. Ma olin juhataja. See töö ei kesta 8-5 või 4 või mis ta oli. Päriselt ka ei kesta.
see ongi kogu aeg konstantselt, sa oled tööl, nii kui mingi teema on, kohe tõmmatakse sulle kõne peale, sina pead vastutama, sina pead tegema, regullima, minema parandama, mida iganes, vaata. ma ei jaksanud enam. sellepärast, et mu tähelepanu oli esiteks mujale vaja, ma ei tea, ma ei olnud õnnelik. mu lapsed ei olnud õnnelikud. ma olin kogu aeg tööl ju. Ja kui ma olingi kodus, ma olin mõtetega ikka tööl. Ja ma ei jaksanud enam. Mõtlesin ümber. Ma ei taha surra niimoodi, et ma teen tööd, mida ma tegelikult ei taha teha, mis kurnab mind. Sellepärast, et ma tapan ennast niimoodi iga päev natukene. Ma elan, et surra. Mul läheb iga päev lihtsalt tiksudes lähemale surmale. Sest see on reaalsus. Sa elad iga päev, iga päev sa liigud ühe päeva võrra lähemale enda surmale. Kõige ägedam ongi selle asja juures, et sa tegelikult mitte kunagi ei tea, millal see juhtub. Mitte kunagi. Ühel momendil, kui keegi kuskil otsustab, et sa ei olegi oma elu väärt, sest sa ei hinda seda, sa ei hoia seda. Sul võetakse ära see. Jääd auto alla. Nips, kõik, läinud, всё. Ma ei ütle, et see on päriselt niimoodi käib, aga no, et sa aru saaks, sellepärast on sellised näited. Sa liigud iga päev lähemale enda surmale. Ela siis see iga päev. Niimoodi, et kui sa homme peaksidki näiteks, ma ei tea, ära surema, mis iganes põhjusel, siis sa saad vähemalt öelda, et sa oled elanud. Või siis see lugu, mille sa endast maha jätad, et see oleks ka väärt rääkimist. Et sul oleks mingisugune mingi pärand oma lastele. Midagi, mis ei ole materiaalne. Karm reaalsus on see, et me ehitame endale hullud majad, villad, ma ei tea, korterid, mis iganes on ju. Kui sa sured ära, su lapsed müüvad maha selle. Sest see ei ole nende, see ei ole see, mida nemad tahavad. Ei peagi olema. Ma ei ütle, et peab olema, muidugi, et ei pea olema. Aga lihtsalt nagu milleks sa tapad ennast iga päev. Et kiiremini ära surra sellepärast, et lapsed saaksid raha. Kui tegelikult nad on täiesti võimelised jõudma ise selle rahani oma töö ja vaevaga. Oma eluga. Näita neile, et saab teistmoodi, et rikkus on mujal. Ja näita neile, kuidas elada. Tee niimoodi, et neil oleks rääkida sinust mingit sellist lugu, mis nagu ütleks ka midagi. Need muinasjutud, mis on kirjutatud, need on hästi õpetlikud, on ju. Seal on kogu aeg mingi sõnum on sees ja... Aga... milline sinu lugu on? Millest see räägib? Mis sealt õppida on? Mõtle selle üle. Põhiline on see, et sa reaalselt iga päev kirjutad ise enda lugu. Muinasjutud raamatutes lõpevad umbes niimoodi, et kui ta veel surnud ei ole, siis ta elab ikka veel, on ju. No midagi taolist. Ühesõnaga õnneliku lõpuga. Kas sinu lugu ei võiks olla ka õnneliku lõpuga? Kas sinu muinasjutt, mida sinust räägitakse, ei võiks olla ka õnneliku lõpuga? Mina küll tahan, et minu lugu, mis minust räägitakse, oleks õnneliku lõpuga. Ja ma pean ütlema, et ma üritan teha, tegelikult ma teengi. See on päris hea koht, kuhu jõuda endaga. Kui sa võid öelda, et sa päriselt teedki nii, et su lastel oleks rääkida mingi päris lugu, mis on õnneliku lõpuga.
kui mina ära suren, et saaks öelda, et ma elasin. Ja sellel sekundil, kui ma ära suren, ma saan öelda, et ma elasin. Et ma ei raiskanud seda kingitust, mis mulle anti. Mul on muidugi veel põhjuseid selle kingituseks pidamiseks, et noh, kuna ma niikuinii ei pidanudki üldse ellu jääma, onju. Stiilis nabanöör igat poolt märki-särki ja siis see niikuinii hingama ei hakka, onju. Ja siis siin ma nüüd olen. Hingan ja puha ja ma elan. Mul on nii kahju, et mul läks huvitav vana ma nüüd olen siis. Ühesõnaga üle 30 päris kõvasti aega, et aru saada, mis see elu päriselt on ja mis kingitus mul päriselt käes on. Seda ja olles nüüd sellest aru saanud, siis on ju, ma mõtlen õudusega, mis toimub nagu maailmas, mis inimesed kõik ringi käivad. Ja ma mõtlen õudusega selle peale, et nii paljud inimesed peavad surema selle nimel, et teised inimesed hakkaksid märkama, et elada. Ja nüüd siis jälle seesama küsimus, et mitu inimest peab veel surema, et sina õpiks elama, elu tähele panema. Mitut surma veel vaja on, et sa õpiks hindama seda keskkonda, kus sa elad. Et sa õpiks austama seda keskkonda. Saad aru, elu on privileeg. On ju? Loodus on privileeg. See ei ole iseenesest mõista. Absoluutselt see ei ole iseenesest mõista. See eksisteerib tänu sinu otsustele, tänu sinu valikutele. Miks see on nii kaugele läinud, ongi see, et nii-öelda tark inimene on ju, ta on pannud ennast juhtpositsioonile kogu looduse suhtes. Jumala vale. Ja nüüd keegi kuskil, kes juhib seda kogu energiat, mis siin on ju, ta ühel momendil on aru saanud, et me enam ei hinda seda, mis meile antud on. Ja et ennast siis selgeks teha, on vaja võtta kasutusele väga karmid meetmed. Ehk siis hakata hävitama elu. Et me märkaks, et see elu üleüldse on. Kujuta ette. Ühel momendil sa järsku avastad, et sul on tervis jube halb. Väga kohutav, eks ole. Ja siis võtame puid hullult maha, hävitame kõike, mis vähegi võimalik on ju, loobime prahti igale poole metsa alla, suitsukonid, vihad, ma ei tea mida iganes on ju, kõik pritsid laiali, nii palju kui vähegi suudad. Ja selle nimel, et süüa sisse mingisuguseid keemilisi tablette ja lasta endale rääkida mingisugust muinaslugu sellest, kuidas see keemia, mida sa sisse sööd, teeb sind terveks. Midagi näiteks valesti ei tundu või? Sa ei ole mitte keegi, kui ei oleks loodust. Sa ei oleks mitte keegi, kui seda loodust sinu ümber ei eksisteeriks. See ei ole iseenesest mõiste. Mis oleks sinu elukeskkond väärt, kui sa näeks mitte ühtegi lille enam? Kui sa kuuleks mitte ühtegi linnulaulu enam? Kui mitte ühtegi puud ei oleks, muru ei oleks,
ja siis see mu viimase aja kõige rohkem kummitavam mõte sellest, et enamus inimesi meist ennustab enda suve selle järgi, mis värvi liblikat esimesena nähakse kevadel. Kujuta ette, et sul ei ole seda enam, sest sa oled kõik ära hävitanud. Kui sa võtad need tillukesed asjad, mis meie ümber veel tekitavad rõõmu, mis juhivad tähelepanu elule, ja need on ära võetud, sul ei ole neid enam, sul ei ole mitte midagi enam. Sul ongi ainult sinu stress, sinu töö, sinu raha, sinu auto, millega sa sõidad punktist A punkti B lihtsalt sellepärast, et kas teenida raha või raisata raha. Ja see on sinu fun. Kui seda ei oleks, sa ei oleks mitte keegi. Esiteks, üleüldse, me oleme jõudnud siia tänu sellele, et meil on loodus. Sest me tuleme ise ka sealt. Endiselt me oleme lihtsalt loomad, on ju? Lihtsalt päriselt olemegi loomad. Natukene kontrolli alt väljunud loomad küll. Inimene on kõige ohtlikum loom üldse siin planeedil. Sest me hävitame kõike. Reaalselt kõike. Kõike, mida inimene suudab puudutada, kõike ta on võimeline hävitama. Iseennast. Veel hullem see, et iseennast. Nagu päriselt iseennast. Iga päev sammuke lähemal enda surmale. Ja nagu reaalselt päriselt niimoodi käibki see asi. Kurb ju. Lõpeta ära see ahel. Lihtsalt vali olla see nõrgim lüli ja lõpeta see ahel ära. Sellepärast, et see ei lõppegi ära muidu. Meil on alles maikuu. Vaata ringi. Kui palju on juba surnud. Kui paljud on juba surnud. See ei lõppe enne ära, kui me oleme õppinud hindama elu. Päriselt ka, see ei lõppe enne ära. Ja meil on alles maikuu. Ma ei ütle, et see asi lõpeb nüüd aastaga. Et ongi niimoodi, et ma ei tea, enne järgmist aastat siis ongi kõik. Ei, üldse mitte. Meil oleks valik see ära lõpetada. Aga kahjuks see nii ei lähe. See aasta on transformatsiooni aasta. Meil on valik teha kõike teistmoodi. Kõige selle surma keskel meil on valik hakata elama nüüd. Meil on valik hakata looma enda muinaslugu nüüd. Meil on valik hakata armastama elu nüüd. Austama elu nüüd. Loodust, kõike, mis sinna juurde käib. Sinu elu ei ole mitte midagi ilma looduseta. Mis sa arvad, kus oma söögi saad? Naftast või? Kulla inimene, päriselt. Sa oled ise looduse osa. Mida rohkem sa seda hävitad, seda rohkem sa hävitadki inimest. Iseennast. Märka elu. Märka ilu. Enne kui sa ise ära sured. Sellepärast, et siukene kingitus, mis sulle antud on, elada, eksisteerida. See võetakse ära, kui sa ei hinda seda. Lihtsalt võetaksegi ära. Kas sa tahad, et su lastel oleks see valu või? Mul on kange tahtmine panna siia otsa see üks lugu veel, millest ma mõtlesin küll eraldi video teha, aga kuidagi tundub, et see läheb niikuinii sinna auku praegult. Inimkonna väga suur viga, mida me teeme seoses nende maailmalõpu teooriate ja katastroofide ja nende asjadega kõik. See on minu meelest üks suurimaid vigu üldse, mida me praegu teeme.
mis käib ka sinna surmale lähemale sammumise juurde. mis see mõte on? Pane silmad kinni korra. Pane silmad kinni. Hinga sügavalt sisse ja hinga sügavalt välja. Ja nüüd kujuta ette, et su laps või su lapsed surevad ära. Mingi üleujutuse tõttu või maavärina tõttu või mingi looduskatastroofi tõttu. Kujuta ette, et su lapsed surevad. Sa ei saa mitte midagi teha. Nüüd silmad lahti, vaata natukene ringi, jah, sa oled elus. Ilmselt su lapsed on su kuskil kõrval, on ju, või siis jah, nad on ikka veel elus. Ja nüüd pane silmad kinni, hinga uuesti sisse sügavalt ja uuesti välja. Ja kujuta ette, mida su lapsed tunnevad, kui sina ära sured mingi looduskatastroofi tõttu. Ja nüüd ma tegelikult tahaks, et sa oleks selle tundega natukene. Tunne seda tunnet, mida võisid tunda sinu lapsed. Mida võiks tunda sinu lapsed, kui sina ära sured. Ja ole selles tundes, mida sa võiksid tunda siis, kui sinu lapsed ära surevad. Päris jube, on ju? Miks sa arvad, et need inimesed, kes kunagi aastasadade pärast kaugelt tulevikus, siis kui jäämäed on tõesti ära sulanud ja nagu kõik see toimub, on ju, mis praegu kindlasti ei toimu. Kujuta ette, et need inimesed, kes siis elavad ja kannatavad nende katastroofide all, nad tunnevad täpselt sama, mille poolest nemad erinevad. Mille poolest ütle mulle, palun, nemad erinevad või nende tunded erinevad. Sa tead väga hästi, mida tunnevad need inimesed kunagi kauges tulevikus. Siis, kui me oleme lasknud looduse käest ära. Siis, kui me oleme tapnud enda ümber kõik ära. Sa tead väga hästi, mis tunne neil on, kui nemad hakkavad selle pärast surema. Sa tead väga hästi, mis tunne nende lastel on. Sest see ei erine sellest, kui jõudne see ettekujutus sul praegult oli. Vahe ongi selles, et sina kujutasid praegult ette, aga neil on see päriselt. Seda õudsam peaks olema. Miks sa teed oma lastele niimoodi? Miks sa teed nende lastele niimoodi? Sest need, kes kunagi kauges tulevikus surevad, need on sinu laste lapsed võib-olla. Kujuta ette. Nad on ka inimesed, nad ka hingavad, nad elavad. Nad võib-olla tahavad rohkem elada kui sina. Miks sa tapad neid? Sa tapad juba neid. Sa teed kõik selleks, et hävitada, et tappa. Ja siis sa mõtled, et see ei puutu sinusse. Puutub ja kuidas veel? Sa tead väga hästi, mis tunne on nendel inimestel seal, ma ei tea, sadade aastate pärast, kui nad kannatavad mingi looduskatastroofi all. Või kui neil ei ole enam õhku, mida hingata. Sa tead väga hästi, mis tunne see on. Miks sa teed neile nii? Sul on valik lõpetada see ära nüüd. Sul on antud elu. Hakka seda elama nüüd. Nagu nüüd. Kohe. Tee juba midagi teistmoodi. Ma ei ütle, et sa pead nüüd oma asjad kõik maha müüma või ma ei tea, töölt ära tulema ja kõik, ma ei tea, mingid siuksed asjad, on ju. Aga liigu sammu haaval
selles suunas, et sa saad selle, et sa veel näed seda. Et sa veel saad maitsta seda. Sul on valik teha teistmoodi. Nüüd. Sul on valik mitte mürgitada õhku oma roppustega, negatiivsusega. Sest nagu ma just enne rääkisin, see sinu praegu välja pritsitud negatiivsus mürgitab päriselt õhku. Ta pritsib ennast laiali. Ja sa võid vabalt olla kellegi surma põhjustaja. See ei ole absurd. Päriselt ka see ei ole absurd. Mõtle natukene. See on reaalsus. Ja see üks maha visatud koni. Sa teed seda täna, sa teed seda homme. Sa mõtled küll, et see on ainult mina viskan. Kas kujutad ette, kui palju on inimesi maamuna peal? Ja sa kujutad ette, et enamus neist mõtleb samamoodi. Ainult mina, mis see minu tillukene mingi asi ikka on. Kujutad ette. Tee teistmoodi. Hoia elu. Enda elu. Enda keskkonda, kus sina elad, see on sinu valik. See on sinu hoida, see on sinu luua. Loo omale lugu, mis on päriselt väärt rääkimist. Et sul lastelastel oleks kuulda midagi, mida sina tegid. Kuidas sina elasid, mis inimene sa olid. Mis väärtuseid sa lõid. Mis väärtuseid sa oma lastele andsid, et nemad saaks seda edasi anda. Kas ropp suu on see väärtus, mida sa päriselt tahaksid oma lastelastele edasi anda? Elada elu, mida sa ei naudi, on päriselt see väärtus, mida sa tahad oma lastelastele õpetada. Käia tööl selleks, et teenida raha, mida lihtsalt kulutada. Lihtsalt sellepärast, et see on mingisugune norm. Kõik teevad nii. Muidugi kõik teevad niimoodi. Terve lambakari jookseb ühes suunas, kuni üks muudab suuna, siis järsku jooksevad kõik teised ka teises suunas. See võib-olla oli natukene halb näide siia, aga kustutame selle ära. Lihtsalt, mitu inimest peab veel surema, et sina näeks seda elu, mis sulle antud on. Et tänu sinu otsusele keegi kuskil jääks elama. Sest see, mis praegu toimub maailmas, see lõppe enne ära, kui me hakkamegi päriselt teistmoodi tegema. Meil on alles maikuu. Juba on nii palju inimesi surnud. Surma eesmärk on tõmmata tähelepanu elule. Tee nii, et need inimesed ei sure ilma asjata. Ma saan aru, seal võib tunduda, et nad olid, ma ei tea, elasid enda elu niimoodi, et ise olid süüdi enda surmas, aga tegelikult seal on suurem point. Sul on valik hakata juba täna teistmoodi tegema. Sest elumuutuse tegemine võtab aega täpselt 1 minuti. See, mis aeg kulub, et jõuda selle minutini, see on küsimus. Ja mulle väga meeldiks mõelda, et nüüd, täna on sinu minut. Sest millal siis veel, kui mitte nüüd? Nüüd kohe. Sest seda elu võib-olla sul ülehomme enam ei ole. Ja see lihtsalt ongi nii. Hinda seda, mis sul on antud. Nagu päriselt hinda seda. Vaata ringi, sul on elu ümber. Sul on teised inimesed ümber, nad on täpselt samamoodi hingavad, armastavad, tundvad olendid nagu sina. Sinul on valus, ma saan aru, et sul on valus, kullakene. Kõigil on. Teeme niimoodi, et ei oleks. Loo enda ümber see maailm, kus sa päriselt elada tahad. Natukene kahtlen, et see on prügihunnikus roppuste keskel.
nagu päriselt kahtlen. See ei ole reaalne, see ei ole päriselt reaalne. loo siis see maailm, kus sul on päriselt hea olla, kui sa tahad olla. Mul on natukene niisugune tunne, et kõik see inimkond praegu töötabki päriselt selle nimel, et kiiresti ära surra, sellepärast et keegi ei taha siin olla tegelikult. Ja see ongi iseenda tapmine, nagu töötamine, surnuks töötamine lihtsalt selle nimel, et saaks võimalikult kiiresti siit maailmast minema, sest see on nii õudne koht. Keegi ei taha siin olla. Jookseme kähku minema, teeme, jumala eest, tapame iseennast, tapame enda tervist, nagu pingutame üle kõigega, mis vähegi võimalik selle nimel, et kiiremini siit maailmast ära minna, et mitte elada. Et ära surra. Need, kes on juba praegu ära surnud, need mitmed kümned inimesed, 100. Nemad surid sinu eest. Tee niimoodi, et see nende surm midagi väärt on siis. Ja et need rohkem surema ei peaks. Siis keegi kuskil kannatab selle tõttu, et keegi annab enda elu. Keegi ohverdab enda elu selle nimel, et sina saaksid elada. Et sa õpiks nägema elu. Ma ei hakka siia tooma seda juttu kõikidest vaimudest ja asjadest, aga ei, ma ei hakka, see jääb. Lihtsalt teeme niimoodi, et meil oleks maailm veel, kus elada. Kus me tahaks elada, kus me ei tahaks kõik kiiresti ära minna. Et meil oleks elu. Võtame selle otsuse vastu nüüd. Nüüd on see minut. Ma ütlen päriselt, see muidu ei lõppegi ära. See lihtsalt ei lõppe ära, niipea ei lõppe ära. Kestab veel see aasta, kestab järgmine aasta, kestab ülejärgmine aasta, täpselt nii kaua, kuni on vaja, et me lõpuks nägema hakkaks. Ja see läheb aina julmemaks. Kui müksamisest ei piisa, siis tuleb lüüa. See on see süsteem, mis seal väljas praegu toimub. Töötame siis selle nimel, et see võimalikult kiiresti ära lõpeks. Sest see on sinu valik, see on sinu otsus. See on sinu teha. Kõlab nagu slogan, aga vali elu. Vali elu, lihtsalt vali elu. Sest sul on see valik. Tee niimoodi, et su lastel oleks maailm, kus elada. Ja nende lastel. Ja nende lastel. Ja nende lastel. Saad aru küll, mida ma mõtlen. Ma olen juba tund aega rääkinud, ma arvan, et vist piisab. Aga vali elu. Päriselt vali elu. Enne kui on liiga hilja. Aitäh kuulamast. Järgmiste videoteni siis. Ciao!